senderdus. Ja Piira pääseb löögi! Lõpuvilega saab jalgpallis otsa higivalamine ja algab 3. poolaeg. Saadet toetab EpicBet, jalgpallipanuste kodu. Nii, tervist. Pühapäeva õhtul sai 1,5 kuud kestnud jalgpallipidu läbi. Hispaania on maailmameister, lisaks sellele, et nad on juba ka valitsevad Euroopa meistrid. Nüüd on siis mõlemad suured tiitlid nende käes. Argentiina kaotas finaalis 1-0, Argentiina alistati siis finaalis 1-0, aga enne kui lähme nii-öelda eilsete juttude juurde, siis, või alustame ikkagi eilsetest juttudest, Eesti kõige kuumem jalgpallitreener Lauri Nuuma minu vastas tund aega enne seda, kui finaal alguse sai, lõpetasid sina nii-öelda Paide loputamise. Tervist ja kuidas see võimalik on, et poole tunniga või 20 minutiga oli 3-0 ja 40 minutiga 5-1, siis kiiret nagu teeme selle jutuga ära. Ja. Kuuem treenerina on võib-olla nüüd nagu palju öeldud, aga eile meil õnnestus, et 5-1 poolega ei ole ma enne olnud sellises olukorras, vähemalt sellel tasemel, et poolega on nii. Ma arvan, me mängisime väga efektiivselt, poistel nagu õnnestus see plaan 100% ja Paide kindlasti ei olnud kõik nagu pusle paigas seal nii-öelda nagu Europohmell on ikkagi päris. Europohmell, kui me näeme ka teisi tulemusi, me näitad võitis Florat ja nii edasi, siin Kalju ja Kuressaare Viik ja eks ta on selline nagu natukene rütmi rikkuv nende jaoks nii-öelda ja meie jaoks hea võimalus ja ma arvan, eile me esimese poolega kasutasime päris hästi. See võib-olla on hea küsimus nagu päriselt küsida siis treenerilt, et mida sa ütled poole ajal meestele, kui selline seis on. Siit saame väga sujuvalt minna edasi ka kohe pronksimängu juurde, et mida sa sellises olukorras üldse, tähendab mitte poole ajal, vaid vaheajal meestele riietusruumis ütled? Kuidas sa nagu sisendad, et kõik ei ole veel tehtud? No number 1 peab nagu kiitma ka, selles suhtes, et see ei ole nagu, see tähendab midagi nagu väga hästi tehtud, aga samal ajal see kiitmise nagu peale peab tulema selline nagu plaani säilitamine, et mitte mingisugust distsipliini nagu kadu ei ole, kindlasti see hakkab mängijatel. Ega meie puhul eile oli näha ja kui me vaatame pronksi mängu, siis see hakkab nagu peas mõjuma, et see võib-olla mängijad ei ole harjunud selle nagu skooriga nii-öelda nagu toime tulema ja sa tead, et vastane nagu ei jäta seda niisama lihtsalt ütleme nagu profi tasemel. Ehk siis seal pidi oma plaani meie puhul nii-öelda jälgima nagu seda plaani, mis meil nagu oli. Me ei tahtnud ära vajuda, me tahtsime teatud moodi edasi mängida, nagu mingid asjad õnnestusid, mingid mitte. Eks ta lõppkogus hakkab ikka seis peas mängima, aga nagu üritad jääda konkreetseks rahulikuks, anda lihtsalt selge juhis, et midagi nagu väga palju muuta nagu ei tasu. Lähmegi siis kiirelt enne kui finaali analüüsime, käime selle pronksimänguga läbi, täiesti selline mingisugune all-star mäng oli põhimõtteliselt minu silmis. Nagu selline ehe ameerikalik asi ikkagi sinna enne finaali 6-4, 4-0 esimene poolaeg inglastele, lõpuks siis 6-4. Seal tundub, et riietusruumi jutud võib-olla nii hästi ei mõjunud. Prantsusmaa tuli mängu tagasi. Kuidas selline mäng nagu reaalselt võimalik on sellisel tasemel? Kaitsemängust nagu tegelikult ei olnud juttu. Jah, see on huvitav mäng, et ma tahan näha seda meest, kes pani enne 6-4 skoori sellele. Ma tean ühte meest, kes pani 4-3. See oli kõva mees juba. Aga nagu 6-4 ja Inglismaale arvestas turniiri kogu sellist väravalöömist dünaamikat, Prantsuse nagu mängu ja nii edasi. See päris suur üllatus, ütleme niimoodi, poole skoor selline, ütleme nii, et nagu ilma mingi videomaterjali või taktikalaua või muud asjadena, ma arvan, seal oli selline alguse selline mängu respekteerimine, et oli teada, et kumbki võistkond nii-öelda mängida ei taha, et see poolfinaali kaotus alati läbi selle meedia, läbi see, mida räägitakse, on nii suur lihtsalt selline löök, nagu et seal kiiresti häälestada ümber ennast, et nagu me teame, Prantsuse mängijad tahtsid vaba päeva üldse saada enne seda Deschamsit ja muu, mis kohe pandi kõrvale, et see näed seda juba suhtumist sinna mängu nagu mängijate poolt võib-olla, mida nad nagu tunnevad pärast seda sükst pinge nagu olukorda. Et minna sinna, ma arvan, Prantsusmaa praktiliselt nagu ei mänginud kaitset, et näiteks kui me vaatame neid esimesi väravaid seal, eriti see Saka värav, kas see oli teine või kolmas värav see, kui seal siis mängijate nagu tagasi töötamine oli selline 3-4 mängija tagasi töötamine boksis ja ülejäänud mehed meil ei jõuagi nagu nii-öelda. See, kus see väravat väljas oli, see oli 3-4. Et ei jõuagi nagu kaamera pilti, et ma arvan, see nagu iseloomustab seda, et kuskil nagu, me ei saa näha ka klubi jalgpallis nagu
see ei ole võimalik lihtsalt, et me ei tee nagu maksimumi, et nagu kaitses, et tagasi ja ma arvan, selle mängu oligi selline nagu praktiliselt nagu kaitse puudumine. Ma arvan, et teine poolek tegelikult Prantsusmaa nagu suutis tekitada ka nagu selliste organiseeritult nagu võimalus ja said oma mängu uuesti nagu käima ikkagi lõppkokkuvõttes, et see nagu mängu austus tuli tagasi ja see, mida on vaja teha, kuhu tsoonidesse on vaja mängijad saada, et sealt ääre pealt, et me saime nagu, nägime huvitavate 4-3 tagasi tulek ja see nagu oli väga lahtine jalgpalli, see oli selge nii-öelda, et ütleme nii, et huvitav vähe teistmoodi mäng. Täiesti teistmoodi mäng, et esiteks, et kuidas saab nagu sellised profid, mingi 100 miljoni mehed on algkoosseisus ja tuleb nagu alustaks selline mäng. Ja kas see teine poolaeg oli siis nagu, ma enda silmis mõtlesin nagu, et kuidas Prantsusmaa nagu nüüd nagu häälestas ennast mänguks, et lihtsalt ilmselt see, et sa ei saa sellisel tasemel lubada seda, et sa kaotad mingi 0-6 või 0-7 või kuidagi sellist, et sa pead nagu enda nägu hakkama päästma lihtsalt reaalselt. See on selge nagu, et ütleme, me ei tea ju, mis nagu riietusruumis või kuidas see mängijate selline see psühholoogia toimub jalgpallis palju nagu eriti sellel tasemel, et see nagu esiteks see oli teada, see on Deschampsi viimane mäng, see nagu treeneri nagu austamine sellega 0-4 poolega me nagu jalutame kaitses on selline ütleme nii, et nagu raske case nagu vastu võtta, et oli selge, et nad peavad kuidagi nagu reageerima, kui nad nagu enda hau tahavad seal sees hoida. On nad 100 miljoni mehed või mitte, kõik on inimesed lõppkokkuvõttes nagu emotsioonid mängivad palju, nende jaoks toimub nii lühikese aja jooksul nii palju asju nii-öelda nagu et nagu vahepeal tahaks lasta minna lihtsalt nii-öelda, samal ajal sa ei saa seda endale lubada nii-öelda. Ja ma arvan, see nagu tagasitulek oli selles suhtes, nad nagu jällegi mängisid nagu efektiivselt, kasutasid jälle võimalused ära ja lõid endale piisavalt võimalusi. Lõppkokkuvõttes ma ütlen, see üleminekut ja see kaitsebalanssi on kummalgi paigas nii-öelda. Ja Prantsusmaa logises arvestas need, kuidas nad mängid terve turniiri on nagu veel rohkem, eriti seal kõrge pressi kõige muuga, nagu, kus inglased said tulema ja loogiline, et selle tasemel karistatakse ära, kui see nagu piisab nagu natukene ebaselgust või natukene jääda sinna pallist kaugemale või keegi ei liigu tagasi sinna appi nii-öelda ja Bellingemi viimane värav on nagu hea näide sellega, kus inglastel on nagu pingemaaselt lahendada hästi ära nii-öelda, kus mängija suudab oma paremad oskused välja tuua ja prantslased nagu juhtub selline nagu vähe selline suhtumine. Nii, aga lähme siis finaali juurde ka. Oli see ma olen juba kuulnud, et ütleme nagu tavaliselt jalgpallisõbrad, kes jälgivad suur turniire, nemad olid natuke pettunud selles finaalis. Kuidas nagu treeneri pilk seda kõike nagu jälgis? Sinu jaoks oli see nagu vägev mäng või oli iga veidikene pettumus? No ütleme nii, et ma võib-olla nagu mingi määra tavainimesega nagu ühineks võib-olla või tavainimene, kes meil kõik siin jalgpall ongi rahvale ja ütleme nii, et see Argentiina nagu üleüldine selline palliga mängu ja see, mis see plaan oli, sealt oli ikkagi suur pettumus põhimõtteliselt nagu kõigi jaoks, nagu, et see on teada, et neil on nagu palliga mängijad, kõik otsid Messi teatud nagu oskusi seal sees, õigetes tsoonides, kuidas nad tulevad pressingult välja, kuidas nad suudavad ka vastast suruda ka oma nagu sinna sektorisse ja sinna oma poolele, aga Hispaania tegi, ma arvan, väga hea partii nagu kaitsemängu poolest, samal ajal ka nagu palliga piisavalt nagu tasakaalukas ja nagu Argentiinal praktiliselt nagu ei olnud võimalust, et suruda seda nagu peale oma mängu nii-öelda nagu, et kaitses oli selge. Saab siin näidata nagu võib-olla mida nad nagu tegid hästi nii-öelda ja siis millega nagu see Hispaania lõppkokkuvõttes oma selle kogu aeg seda kruvi nagu peale keeras sinna ja ei näinud nagu mängu jooksul kordagi momenti, et nagu nüüd nad nagu tuleks välja sealt välja arvatud viimased 3 minutit, kui nad said paar nurgalööki ja ühe kõva löögi sinna Merinole vastu hambaid. See vist oli nagu selles mõttes jalgpallil loogiline, et isegi sellises mängus Hispaania ei saa seda lõpuni hoida nagu niimoodi, et Argentiina ei tee 0 pealelööki, kui nad 15 minutit enne lõppu nagu lähevad 1-0 juhtima, et seal pidi midagi nagu pidi lihtsalt tekkima. Ja see on selge, jalgpallis alati tekib, kas on see 10 mängijat vastu sulle, mis iganes, seal midagi alati tekib, nii-öelda mõni üleminek või mingi keskendumisküsimus või mingi söödu eksimus, mis oli ka mängu jooksul ikkagi tuleb ette see ping, et kõik teavad, et see ühe eksimuse nagu kaal on niivõrd suur lihtsalt, nagu on see sööt või mis iganes.
aga ja muidugi Argentiinal on nagu kvaliteet, see kõik on ju selge nii-öelda, ega nad niisama finaali ei saanud ja kuidas nad suutsid Inglismaa ära suruda ja nii edasi. Pärast seda võib-olla seda nende tugevaid lõppe, seda muinasjut oodati nagu lisaks, mis nagu muidugi nende punane kaart tappis, Enzo punane kaart tappis selle nagu veel rohkem seda mängu, aga ma ei saaks öelda, et enne või pärast see nüüd oleks olnud nagu teistsugune mäng selles suhtes. Aga lähmegi siis taktikalava juurde, näita meile siis alustuseks, ma saan aru, et sa tahad natukene ikkagi Argentiinat ka kiita enne, kui me neid täitma hakkame. Ja me ei hakka minema siia nagu Argentiina, kuidas ta surus näiteks poolfinaali või veerandfinaali oma nende lõppudega ära, et siin oli siin nagu, me oleme natuke nendest juba nagu enne rääkinud. Ma tooksin välja võib-olla selle nagu ühe asja, mis selles mängus jäi nagu silma. Peame rääkima siis nagu kasti kaitsmisest, kus tegelikult, kui me võtame esimese poole, näiteks siis Hispaanial, kui ma ei eksi, siis oli 3 lööki esimene poolaeg. Siia ei olnud lihtne murda, ise kui nad said nagu löögid siis nende seadesse sektorites, ei olnud lihtne palli saada. Hispaania siis punasena, paneme selle palli siia ääre peale liikuma. Siit mänge pressing, siit abi alati keskpoolikult ja tihti ka see ääremängja oli siin all, mis iganes see liikumine tuleb siit, Hispaania palju teeb neid nii-öelda underlap liikumisi või siis üks siit ääreründaja poolt, siis kui me läheme siia boksi nagu kasti, siis 5 kasti selline kaitsmine, siit esimene mängija tsooni, mis oli selline, ütleme, kasti kaitsmist on erinevat moodi võimalik mängida kastis sees, et kas sa siis lähed kohe selle nii-öelda liikumise kaasa, eks oled rohkem meest jälgid või siis oled nagu rohkem tsoonis. Argentiina oli rohkem tsoonis, kus see esimesse tsooni koos selle postiga pannakse see mängija, teine mängija siia, kes on valmis ka välja hüppama, siia tagumisse ja need olid päris kitsalt koos, peab arvestama seda. Hispaania, kuidas nad tahtsid nagu rünnata, on see, et see esimene liikumine tuleb siit vahelt ikkagi ära, et siia jääks ruumi panna, siis ülejäänud liikumised tulevad sellised, et mängijad tulevad suhteliselt kokku siia, ehk siis see, et kui pall läheks siit üle, mis iganes, tuleks siit nii-öelda see üleminek, ehk siis see mängija suudaks katta seda, Kukureia oli tihti siin seespool ja mida Hispaania otsis, kõik mängud on nad otsinud, ehk siis seda nagu ütleme siit sektoritest, nad ei taha panna, Kross ei tahtnud siit kuskilt mängida väga kaugelt. Värav tuli küll selles sektoris, mis on palju lähemal ja tahaposti, aga see ala, mis jääb siia nii-öelda cutbacki, siis ala nii-öelda tagasi toomine, väga palju neid sööte, kui siit läbi murre on või saadakse siit kasti, nad tahtsid tuua siia. Ja nüüd siit, kes tegid nagu tõesti nagu head tööd, isegi kui see poolik oli väljas või see äärekaitse suutis siia minna või oli see vingeriga, siis need 2 keskpoolikut või siis 1 või siis siit see mängija hüppas välja, katsid väga hästi seda eesmist ala, kust oli nagu väga raske saada löögil. Siit tuli üks selline küll, Kukureia hakkas jõudma ja siit tuli veel selline plokkus või see nii-öelda puhastamine, kus see mängija jõudis ette ja see oli nagu väga hästi kaitstud. Siit vahelt oli nagu väga raske midagi siia riputada, praktiliselt võimatu, kuna Hispaania ei mängi sellise tüüpilise sellise target ründaja või sellise suure ründaja, kes peaksid nii-öelda nagu karistama koheselt, hüppama üle nagu mängijatest. Need mängijad on siin selles sektoris nagu tugevad selle õhuvõitlustega, plus väravad palli korjamas ja võib-olla mida Argentiina oleks siis nagu võinud teha, olid võib-olla need chipid siia taha alasse, kus siis nagu need mängijad olid valmis rohkem kaitsma seda ala, et võib-olla see oleks võinud toimida. Kui me nägime seda väravat, siis see pall tuli siit. Ei olnud küll nii palju mängijad, aga see pall tuli siia, kui nüüd liikus üle, siis nad olid kõik pallil orienteeritud ja nüüd oli vaja tuua tagasi, kust tuli see värav. Aga selles oli nagu Argentiina selle sektoriga siit, selle 5 kasti siit lukku panemine terve esimpoole, kuni põhimõtteliselt mängu lõpuni nad olid väga pühendunud. Need mängijad olid teada, et need alad, mis on põhilised alad, need tuleb lihtsalt ilma igasuguse mõtlemistega tuleb lihtsalt puhastada, kuhu iganes. Siit ei tohi tulla mitte midagi, siin on vaja hüpata ette, olla ees ja ka samamoodi see töö, et näiteks, et mitte saada seda krossi, kuidas blokeerida. Ma ei tea, näiteks Simeone puhul, kuidas ta töötas mõlemad, nagu töötas ääre pealt tagasi lihtsalt ka, et nagu mitte lasta ükskõik kus sektorist nagu seda palli alla nii-öelda, et ei ole nagu lihtne seda jalga vabaks saada ja seda palli sinna boksigi panna nii-öelda, sa pead driblinguga või mingisuguse asjaga üle mängima, pluss siis on teada, et nad on hästi-hästi seljas, ehk siis ei ole nagu lihtne murda siit, ei olnud lihtne murda nagu Hispaanial, kogu aeg see surve oli peal, aga ei olnud lihtne murda. Ehk siis see on nagu Argentiinale kiitus, see on nagu see
kus need oli väga raske nagu murda, mida me siis ongi see võib-olla pettumus, mis nagu üldiselt valmistumas, et okei, aga kui me nüüd nagu kaitsesime ära, et aga kus me siis nagu võidame selle mängu? Küsin vahele number 10, keda sa siin ette jalutama, tema tegi ka minu arust vähemalt või lihtsalt ta jäi silma mingites olukordades rohkem kaitsetööd kui tavaliselt, oled sa nõus või? Jah, ma arvan, et see on nagu selline nagu klišee sai tõestust nagu, et kui nagu suur mängija, kes praktiliselt kunagi ei kaitse, siis teeb mõned liigutused kaitses, siis ta on äkki kõva kaitsetöö tegija ja jääb silma, et Messi on supermängija, see on uskumatu, mida ta palliga suudab teha nii-öelda, nagu, kuidas ta suudab nagu mängust aru saada, aga samal ajal nagu ta oli nende nõrk koht nagu kaitses sellega, et nagu muidugi ta üritas ja ta tuli madalamale, kui need oli mängijad vähemuses, siis ta pidi tulema ka veel tagasi nii-öelda, et midagi töötada, aga ja ta võtab tähelepanu enda peale, isegi kui ta jalutab, siis nad teavad, et neil võib olla pall Hispaanial ja kui ta jalutab, siis ta saab kuskil sektoris palli ja siis neil on probleem, et nad peavad nagu hoidma nii-öelda teda nagu kontrolli isegi siis, kui neil on pall nii-öelda, et eks selles suhtes ta nagu on igatpidi ohtlik mängija palliga ja kõik need omadused tulevad välja, et fakt on see, et nad lõpuks kaitsesid ikkagi nagu 8 mängijat pluss väravad pluss Messi liikus kuskil nii-öelda nagu ja paar korda tuli ka tagasi, et ehk siis ikkagi lihtsalt see, et kuna ta on Messi, siis need 2-3 korda, kui ta oli kaitses nagu päriselt kohal, siis ta jäi silma ja selle pealt tekkis nagu narratiiv, et seekord pingutas veits rohkem kaitses ka. Jah, ütleme siis nii. Nii, aga... Ja siis ütleme siis, kui me rääksime Argentiinast, kui me räägime nagu Hispaaniast, et miks see nagu kruvi nagu kogu aeg siin peal oli siis see, et üks asi ma rääksin sellest positsioonist, et Kukureia või äärekaitsed ei olnud selle positsiooni, nad olid valmis selleks nii-öelda counter defense'iks või siis see, et kui see pall ei jõua siia nii-öelda nagu boksi ideaalsesse tsooni ja siin oli väga nagu tähtis roll oli sellel kohesel pressingul, kui see cross nüüd ebaõnnestus või see saadi siit vahelt kuskil kätte, väga raske oli siit nagu saada jooksma. Üks asi oli see, et Messi siin algselt oli see selgemalt siin vahel, kus iganes see pallivõit tuleb, siis ta peaks saama kuhugi selle jalga ja ründaja siis Alvarez, kes on valmis nagu minema nagu kohe siia liini taha ja kõrgelt hakkama saama. Lihtsalt võib-olla see küsimus on see, et no, kuna nad oli nii madalale, langes nii madalale, siis üks asi oli see nagu Messi leida. Hispaanial on selge see, et siin on kohe alguses viga. Siin on viga või mis iganes see palli võitmine kohe tagasi. Või siis on see võimalus nagu mängida see pall üle liini see kiiruse nagu vahe, kuna Hispaania teadis, nad olid väga kõrge liiniga ja kuna Simon oli väga kõrgel, et siia nagu liini taha mitte midagi tuleks. Isegi kui midagi tuleb, see pall on kohe tagasi sinna, siis ei ole võimalik saada need mängijad, kes siin taga, eriti Kubarsid, nad on harjunud mängima nii kõrge liiniga kui ka Barcelonas ja see kindlus, mida nad nagu suutsid siin pakkuda, kui see tuli kehasse, praktiliselt siin ei olnud mitte mingisugust nagu varianti, kuidas kontrollida. Rodri oli väga palju nagu silmad Messi peal, kuidas kontrollida, pluss ma paneksin selle nagu väga tähtsaks lüliks selle Rodri sellele, ehk siis sellele, et see kohene 5 sekundi, Hispaania vähe printsiip, jalgpallis 5 sekundi printsiip, et kohe pall tagasi võita, ehk see kohe pall tagasi võita ei olnud ka küsimus, et kohe rünnata, vaid lihtsalt kohe saada tagasi, et Argentiina rünnakul pole auru. Pluss siis see, et kui see pall läheb siia ründajale ette või see läks Messile, siin on viga ja kohene pressing ja või kui ta jõuab ründajale ja see esimene kontaktsi kaitsetelt on väga hea, ehk väga raske oli ründajale palli hoida, siis Rodri oli kogu aeg lugemas selline jätkuv liikumine, selline hops, kohe siduma uuesti palli võita. Kõik siit ei olnud võimalik nagu neil ühenda ja see oli üks põhjus, miks Argentiina ei saanudki tulema nii-öelda ääremängijad olid all, et jõuda siit läbi Messi, nad tahtsid väikest pausi saada, oodata ja siis liini taha seda nagu praktiliselt ei tekkinud. Mõned üksikud olukorrad, aga väga-väga vähe ja siis jälgem see uus rünnak, mis nagu ühel hetkel natuke efektiivsem, teisel hetkel võib-olla vähem, eks nad ka hispaanlased natuke kiirussid, et mängida see täpselt läbi, aga kogu aeg oli mingi võimalus nagu tulemas. Olgu, võtame taas istet. Lõpetuseks küsin sult, Rodrit kiitsid praegu, auhinnad läksid õigesti kõik. Minu silmis nagu läksid? No Unai Simoni ma panin enne turniiri parimaks väravaks, see kuidagi nagu õnnestus. See oleks ikka narranud kellelegi teisele vist anda, kui ühe väravala seda. See on nagu selge, et kui me, ja siin, mis ma veel lisaks, nagu saab maina selle, üks on siin see nii-öelda see
counter defense ja see uuesti nagu ründamine, et me nagu, et Hispaania suutis nagu uuesti kerida seda, siis ütleme XG, mis nagu annab mingisuguse nagu data, et me hakkab võib-olla inimestel lahti seletama, mis on XG, aga võib-olla internet keskmiselt mingisugune olukordade kvaliteet, löögiolukordade kvaliteet. Et põhimõtteliselt löögiolukordade kvaliteet ja alati parimad siis mängijad nii-öelda alati nagu overperformivad või lähevad nagu sellest üle nii-öelda, siis kõige kõrgem XG Hispaania vastu oli 0,64, see oli Portugalil nagu, et ja tegelikult tõi neile Belgia nagu ühe värava, et kellel 0,34, et see nagu nüüd ikkagi lasid nagu väga vähega võimalusi tekitada vastasele nagu üks värav lasta suur turniiril. No, on ikka päris kõva, et me räägime siin, et kuidas nad ründasid ja kas nad jõuavad siia edukusse või mitte, et jalgpallis on selge, et sa pead lööma ühe värava rohkem kui vastane, aga no kaitsesooritus ikkagi filigraan ja ma arvan, et nagu see oli see, mis neile tegelikult tagas nagu nii Prantsusmaa kui Argentiina vastu, et see oli väga-väga stabiilne. Lihtsalt igaks juhuks, et need numbrid ka kõlaks eetris, normaalaja peale olid 15-0 lisa ja esimese poole järel, kui Hispaania läks ikka just esimese poole, lisa esimese poole lõpus juhtima või teise poole alguses. Ma seda peast ei mäletagi praegu. Lisaaeg. Jaa, aga mõtlen lisa esimese poole lõpus või teise poole? Teise poole, kohe kui hakkas. Kohe teise poole alguses, jah. Esimese poole järel olid 19-0 ka veel löögid, et siis 117 vist tuli argentiinlaste esimene pealelöök. Ehk siis see nagu see kogu see eose strateegia, ma arvan, et nagu Hispaania suutis hoida oma seda nagu identiteeti kõige rohkem selle turniiri jooksul sees, et nagu mis iganes see häma ümber on, nad mängivad nagu selles suhtes samamoodi, nagu, et väiksed strateegilised asjad alati, aga esimene nagu kaitse hakkab pihta juba nagu rünnakust, kuidas rünnata, kas seal oleks efektiivselt kohe see pressing, kui ei ole, me ei näinud ju Hispaaniat põhimõtteliselt nagu finaalis üldse madalalt nagu kaitsmas nagu see, ja me teame ka nagu need muud mängud, mis olid eelnevad, siis nad tegelikult olid valmis ka nagu kannatama nii, et see ei olnud nagu probleem. Nii, aga kõige lõpuks siis võtame nii-öelda turniiri kokku ka, leppisime kokku, et me lihtsalt selline reegleid paika ei pane. Ütleme mõlemad 3 asja, mis meile meeldis selle MM-iga seoses ja mis meile ei meeldinud ja võib-olla sellised, lihtsalt, et meeldis ja ütleme, et Messi esitus võib-olla selliseid asju me välja ei too, et võtame kuidagi nagu mingisuguse nurga alt, proovime asjadele läheneda. No alusta siis sina, mis sulle esiteks, räägime alustaks positiivsest, mis sulle meeldis? No ma üritasin positiivse nagu alla panna sellist nagu võib-olla jalgpalli spetsiifilisi asju, et kuna ma siin selle nagu nurga alt olen, et ma arvan, et uued riigid, kes olid nii-öelda, keda me võib-olla nagu laialt avalikult tead, ma ütleksin, et nagu pigem olid nagu konkurentsivõimelised, et olid hästi organiseeritud, võib-olla see Saksamaa võit ainult seal Curaçao üle oli ainukene selline nagu suur nagu, aga nad olid organiseeritud, konkurentsivõimelised, no Hispaania ainukene viik oli Roheneme saarte vastu 0-0. Ja kellega oli Argentiina hädas. Ja need asja, et selles suhtes nagu ma arvan, et nagu see tuli esile, et nagu hea võistkond ei tähenda nagu see, et sul on kõige paremad mängijad, keda kõige rahvas kõige rohkem teab, vaid see tähendab nagu võistkond ja ma arvan, et selles suhtes see turniir nagu näitas, et on võimalik, aga samal ajal on Türgi või mõni muu riik, kus tegelikult nagu hüpoteetselt on suhteliselt head mängijad nii-öelda koos, see ei pruugi nagu tähendada seda nagu alati edukust nii-öelda, turniir on turniir, aga ma arvan, et väiksed riigid nagu esinesid, jutumärkisid väiksed või ütleme, kes ei ole nii nagu tuntud, esinesid nagu pigem hästi ja kui oli kahtlus selle 48 võistkonna küsimus, siis ma arvan, et nagu oli igatpidi okei. Võib-olla mul tuleb ka siis, kuna mul on esimene jalgpalliline teema, siis ma võib-olla võtan sult ühe teema ära, mulle meeldisid uued reeglid. Oli sul ka kirjas või? Ma võtan võib-olla natuke teise nurga, ma panen sinna teise lahtrisse nüüd. Okei, mulle ühesõnaga need uuendused, mida tutvustati meile enne turniiri algust, mulle nad pigem meeldisid, et sulle ei meeldinud nad või? No kui ma panen siia nagu alla, siis mina panen selle nagu kogu selle nagu kommertsasja alla nagu uued reeglid, sellepärast et kui ma lähen nüüd nagu negatiivse juba alla ära, siis see joogipaus mulle selgelt ei meeldi, see ei olnud joogipaus, see on reklaamipaus. Ei, seda ma ei too, seda ma mõtle. Ja see ongi selge, kõik need minu jaoks reeglimuudatused olid nagu, võtame siis nagu olid või olnud minu jaoks seotud selle uue pausiga nii-öelda. Ehk siis see uus paus oli vaja teha pikk ja siin oli vaja reklaami ja kõike muid asju panna
ja siis nagu selliseks võib-olla sarkastiliseks isegi minu jaoks tehti see, et out peab 5 sekundiga olema, vahetus peab olema 10 sekundiga ja nii, mis on jalgpalli dünaamika jaoks ja selliseks efektiivseks mänguajaks nagu hea, aga see kõik oli minu jaoks kattevari sellele reklaamipausile. Selle nurgaga absoluutselt ma olen nõus, aga lihtsalt kui me tõstame need reeglimuudatused nüüd sellelt MM-ilt välja ja paneme nad toome nad Eesti liigasse, toome nad Inglismaa kõrgliigasse, toome meistrite liigasse, siis mulle need meeldisid. Mulle meeldis see, et vigastuspausid olid, neid oli palju vähem, on ju, neid lihtsalt, et toome arsti väljakule 8 minutiks ja tapame tempot ja mängime olukordi kiiremini ja vahetusi teeme kiiremini ja isegi need varri reegli muudatused Brelen Polo punase kaardi näitel mulle näiteks meeldis, et tänu sellele vanasti enne MM-i poleks saanud anda Embolole selle näitlemisest seda teist kollast. Ja ma arvan ka seal näiteks isegi nurgalöökide nagu ülevaatamised, mis nagu on väga vahepeal sellised kahtlased, kus tuleb tegelikult päris palju ka väravaid. Ja teised kollased minu arust on ka tegelikult okei reegli mõttes, on päris palju on nagu see ka tekitanud nagu teemat, et miks seda ei saa üle vaadata, et ma arvan, et see on ka okei. Ja, et see minu jaoks võib-olla see, ma pigem paneks ka selle nagu efektiivse aja, et me kogu aeg mängime nii, et on alati jalgale parem, et see üldine selline flow ja see minek on seal parem, lihtsalt minu jaoks ta jäi kuidagi siukseks nagu selleks katteparjuks. Sellega ma olen absoluutselt nõus jah, et kui konkreetselt selle MM-i, mida me ka teeme selle MM-i saadet, et siis joogipausid ja kõik see sinu esimene negatiivne punkt, ma olen absoluutselt nõus sellega ka. Ja seal nagu võtame siis võib-olla nende reeglitega, et nagu see selgus sellega, et mida nüüd tahetakse saada, mis on see taotluslik asi, et kui meil oli selline teema oli nagu punane kaart alguses, siis tegelikult see ei olnud punane kaart kellelgi antud ja FIFA ütles, et me seda ei saa teha. See selgus, et mida nüüd sellega tahetakse nagu saavutada või kuidas teha, et see nagu ütleme nii, et võib-olla jah, selle uue trendi andis ta sellega, et nagu, et see efektiivne aega mäng võiks nagu kiiremini käia. Plus tegelikult lasti mängida päris palju nagu piiri peal nagu neid asju, et ütleme nagu kollast kaarti ikkagi nagu väga lihtsalt ei tulnud, kus vahepeal vaatad olukorda, mõtled, et kuidas see võimalik on, aga nii ta oli. Nii, sul teine punkt? No teine punkt oli mul, ütleme, positiivse alla. No okei, lähme võib-olla siit samast edasi nii-öelda. Ma arvan, et nagu parim võistkond võitis. Ehk siis ma arvan positiivne see, et kuidagi selline turniiri üldine foon, võib-olla see on ka selline ameerikalik, et on indiviidide selline ülistamine ja selline marketing sinna juurde ja kõik muud asjad, et nagu see ma ei tea, Messi versus Jamal on tähtsam kui Hispaania versus Argentiina näiteks või ma ei tea, Norra versus Inglismaa, seal on tähtsam Haaland versus Kane või kõik muud asjad nii-öelda see, mis see foon loodi sinna ümber nii-öelda nendel asjadel, siis ma arvan, et nagu Hispaania, me ei saa nagu, Jamal ei saanud ka parima mängija nagu tiitlit ja parima noormängija tiitlit, ta ei löönud 10 või 15 mis iganes väravat või mida iganes nagu oodati nii-öelda, aga lõppkokkus nagu võistkonnale, ma arvan, ta mängis igatpidi nagu kasulikult, oli valmis tegema nagu tööd, mis oli nagu vaja ja ma arvan, Hispaania nagu kogu võistkonnana nagu saab nagu sellega esile tuua, et mulle see alati kui treener perspektiivist nagu ütleme, siis jäi nagu positiivsele muljega, et tegelikult ma ütlen, lähme sealt Roheneme saartest lõpetades nagu Hispaaniaga, et sinna vahele jäi palju nagu võistkondlikke nagu häid sooritusi nii-öelda, kus nagu selline see võistkonna dünaamika, et jalkas nagu see võistkond lõppkokkuvõttes loeb, et nagu head nagu mängijad, see peab nagu toimima ka nagu koos nii, ja olema selge identiteediga, et ma selle paneks ikkagi nagu selliseks positiivseks asjaks, et see nagu see lõpp võib-olla tuli selline nagu hea sellega jällegi, et mitte võtta Argentiinalt ära või nagu ka finaali mõttes, et nagu väga head mängijad ja Messi on Messi, nii-öelda me teame, või Ronaldo on Ronaldo ja nii edasi, aga lõppkokkuvõttes nagu Ronaldo oli Ronaldo, aga kas ta nüüd oli nagu parim mängija Portugali koondises, et nagu toimetas seda, et nagu see pigem ei olnud. Ma võtan ka siit siis üle ja mulle just Hispaania meeskondlik mäng vaieldamatult meeldis, aga mulle meeldis ka see, et kõik staarid tegelikult, kelle pärast nagu inimesed seda turniiri vaatasid, põhimõtteliselt olid heas vormis, et sageli on mingisugused MM-id olnud, kus kas või see Messi ise on ühel MM-il mitte väravat löönud 2010, eks ju, et seekord mulle just meeldiski see, et turniiri näod, kes olid enne turniiri näod, nad nagu tassisid selle välja ka, et kõik ründajad olid heas hoos praktiliselt, isegi Ronaldo suutis 41-aastasena 3 väravat lüüa ja et need, kelle pärast seda turniiri, kellest enne turniiri räägitakse ka pärast turniiri, et Haaland suutis pool maailma vähemalt või vähemalt pool Euroopat nagu tuua jalgpalli usku, kes varem ei olnud seda usku. Ja, ma olen nagu nõus sellega, et ütleme nii, et
need mängid, kes suures pildis pidid nagu sooritama nii-öelda oma riigist asjadest, tegelikult alusid nagu pinget ju hästi nagu ja suutsid välja tirida ja tegelikult Argentiina ju poolfinaali võit, kus oli vaja ja noh, suudavad selle ära võtta nii-öelda siis nagu see on nagu kõva saavutus ja mängijatelt, kes nagu pidid seda tootma nii-öelda nagu, et kui kõik teavad seda, vastane kõik teavad nagu, aga ikkagi nagu, et selles suhtes ma olen nagu nõus, et need, kes olid nii-öelda selle spotlighti, selle valgusal, rambi valgusal, siis nad tootsid, et ega siin nagu jah, kas või väravalööjate edetabelit vaadata. See on täitsa uskumatu. Esimest korda 10 väravat siis nii-öelda meie ajal põhimõtteliselt. Jah, mänge ka natukene rohkem, aga ma kuidagi jäin ka ise panin 8 väravat nii-öelda maksimum, muidugi see 10 peale nagu oli palju pape, ma panin ka sinna. Jah, mina ka. Top väravalööjaks ja 10 tundus mulle nagu isegi 8 mänguga, jah. Nii, viimane positiivne asi siis. No ma olen nagu, ütleme, me oleme puudutanud juba mitut asja nii-öelda, kui ma nagu võtan siit, siis eks ma panin nagu võib-olla jälle jalgpallialaselt võttes siis sellised, kuidas ma ütlen, see turniir nagu minu jaoks oli selline nagu kaitsepartiide turniir, ütleme siis niimoodi, et seal oli vaja asju nagu lahti muukida, aga ma arvan, suures pildis oli nagu kaitsemäng väga enamusel võistkond väga hästi organiseeritud, nagu ei olnud midagi nagu lihtsalt nii-öelda läbi, kuigi löödi tegelikult ka päris normaalne arv väravaid nagu, aga see võib-olla seda nagu tooni, kuidas ma mõtlen, siis ei andnud see, et nagu, et see ründemäng on selline nüüd välja arvatud võib-olla see pronksimäng, kus meil on nagu täielik rock'n'roll, siis seal oli nagu kaitse suunas nagu nii nagu koondis jalgpallis saab, et kaitsemäng on võib-olla natukene lihtsam, kiiremini nagu võimalik paika panna, et ei olnud lihtne neid lahti muukida ja kõik mängijad nagu põhimõtteliselt eranditult, me ju tõime siin enne ka Messit välja oma 3 kaitsetegevusega, et nagu kõik olid nagu valmis tegema nii-öelda seda nagu tööd võistkonna nimel põhimõtteliselt, see on see võistkondlik asi ja ma paneksin võib-olla jalgpallialast selle, et kaitsemäng kui üleüldine, kui me võtame nagu trendina, siis ma arvan, et see nagu tuleb nagu rohkem sellelt turniirilt välja kui trendina, kuidas seda tehti, kui see, et nagu kuidas nüüd muugiti lahti läbi 50 erineva kombinatsiooni nüüd. Mina tõin siis viimaseks positiivseks asjaks, läksin ka natukene nii-öelda jalgpalli kui mängu seest välja, kiidaks natukene ka nii-öelda ühe nurga alt ka korralduslikku poolt, mulle meeldisid staadionid. Nii Ameerikas, USA-s nii USA-s kui Kanadas kui Mehhikos tegelikult päris ägedad staadionid või kuidagi nagu päris lahe oli näha, isegi need staadionid, mis ei ole jalgpallistaadionid, need nägid kuidagi enam-vähem normaalsed välja, tõin välja siin Azteca, Los Angeles, Dallas, Seattle näiteks, Monterrey, et see pool, milles me tegelikult ei kahelnudki, et seal nagu nad on ülivõimsad, need päris ägedad olid ikka visuaalilt vaadata üle. Kõik peale finaalistaadioni põhimõtteliselt, ma ütleks, läksid enam-vähem plusspoolele. Jah, ütleme nii, et see finaalis oli võib-olla see asukoht oli tähtsam kui see staadion ise. Pidi olema selles linnas. Aga selge see, et nendes seal kontinendil üldse see spordikultuur nagu läheb sellest Ameerika jalgpallist ja muudest need nagu staadionid, võib-olla nende külg on see, et nad nagu on nagu 100% nagu jalkastaadionid kõik, aga see suurus ja mastaap ja see, mis sinna ümber nagu tehakse, et see ei saa öelda, et asi ei olnud suur ja äge. Kuna sa esimese põhimõtteliselt selle, mis sulle ei meeldinud, sa ütlesid ära juba, et sulle ei meeldinud see kommertslik pool. No ma ütleks, ma paneks kõigepealt nagu joogipausi ja selle poole nii-öelda, mul on siin veel paar nagu sellist punkt. Ma võtan kohe, lähen enda selle staadionite, lähen ka edasi sellega, see võib-olla seostub ära. Minu esimene asi, mis mulle ei meeldinud, on see, et turniir on ikkagi liiga laiali, see loob teatava ebavõrdsuse. Võtame siis, et kui üks meeskond peab mängima, saab mängida näiteks mingi katusel konditsioneeriga staadionil, teine peab mängima Aztecal 2200-2300 meetri kõrgusel, kolmas peab mängima kuskil 38 kraadiga, et ka need poolfinaali vastased Inglismaa ja Prantsusmaa said tunda seda, mis tunne on 38 feels like 44-ga mängida ja Hispaania ja Argentiina said enamasti mängida neid mugaval slotil, ajaslotil ja konditsioneeriga, et lihtsalt kuna mängud loob teatava ebavõrdsuse, mis pooleteist kuu lõikas ikkagi lööb välja ka. Ja ma kasutaks ka mõtet, mis Delfi kolleeg Eigo, kes käis MM-il koha peal ja rääkis ühe fotograafiga, kes on mingi 100 MM-il käinud,
rääkis, kuidas tänu sellele, et on mingi 20 erinevas linnas see turniir, siis seda nagu linnas sees ka ei teki seda turniiri vibe'i, ei ole 10 võistkonna fännid korraga koos, vaid on 2, 3, 4 fännkonda maksimaalselt. Ja, et vajub nagu New Yorgis ära see asi. Ja, et ma arvan ka, et need kõik riigid on niivõrd suured lihtsalt ja ma arvan, et kui ma võistkondade mõttes, siis see nagu reisimine, mis sinna nagu vahele jääb nii-öelda nagu need distantsid ei ole nagu Tallinn-Tartu nagu, et seal on ikkagi nagu päris palju nagu reisimist ja oleneb, mis vahe nüüd selle graafikul on, kuhu slotti sa saad või mis koha sa seal grupis saad, et kuhu linna sa siis sa pead minema, et nagu see Inglismaa see jutt see, et sinna Aztekale ja Mehhikosse ja nüüd nagu täitsa teised tingimused ja teine kõrgus ja kõik muud asjad, mis muudab kohe nagu selle nagu vähe teistsuguseks, siis sa mõtled selle, et mis sa selle mänguplaaniga teha saad ja kes sul on saadaval ja nii edasi, pluss siis eks rahval samamoodi, et kuidas su fännid siis sinna kaasa saavad ja kõik need muud asjad, et see tunne säiliks ja see on selge see, et nagu kõik need riigid olid nagu suured, oli teada, et ta nagu laiali läheb, et kui me võtame siin, et meil oleks MM Euroopa peal laiali. No see Saksamaal oli viimane EM ja see oli nagu selle nurgat, minu arust oli nagu hoopis teine tunnetus. Ja, et nüüd on huvitav näha, kuidas siis tuleb see järgmine nii-öelda nagu. Siis keegi saab alustada seal Uruguay's alustada. Ja, et kuidas nüüd see nagu reaalselt läheb. Et... Nii. Lähme edasi. No ütleme nii, et ma tegelikult tahtsin see, ütleme siis nagu sellest reklaami ja sellest edasi, aga ütleme siis nagu, mis see nagu negatiivne külg on ikkagi selge see, et kui me räägime seal, et mingi Trump sekkub tead punase kaardi olukordadesse ja saab ilusti ikkagi selle pildi peale ka. Siis ta nagu peab olema nagu MM-i karika nagu pildi peal, seal veate keskele jäänud nagu, et no see on ikkagi absurd. Kas sa vaatasid seda, milline see täpselt üle nägi ka? Jah, et see... Rodri nagu ootas mingi 10 sekundit. Ta ei kavatsenud ka ära minna, see oli nagu selge, et see nagu ei ole see absoluutselt nagu sümpaatne, et see nagu eriti kui me lähme veel, üks asi on see, et me oleme karikapilti peal või üritame seal kuidagi tähtsana olla nii-öelda nagu, et kõik Hollywoodi näitlejad peavad olema pildis alati ja kaamera peab näitama, et ja nii edasi, et see nagu, see on üks asi, see on tore, et jalgpall on populaarne ja kõik muud asjad, aga me teame seda nagu ilma selleta ka nagu ja see selline, see pool sinna nagu, see kuidagi nagu ei sobi selle asja juurde ja siis kui me veel see minu jaoks võib-olla see viimane piisk oligi see, et kui me nagu sekkume nagu mingisse punaste kaarte või mingisse mängulistesse asjadesse inimeste poolt, kes nagu ei tea jalgpallist nagu eriti palju, et siis see nagu, see on väga lihtne on, ütleme siis jalgpalli nagu seda asja keerata nagu pea peale sellega nende reeglite muude asjadega, kui jalgpallil kaob see nii-öelda see fair play või see aususe, mis on nagu üks väga nagu põhilisi nagu alustalasi, kuidas seda asja teha nii-öelda, siis see ei jäta kindlasti positiivset fooni selle. Ma olen ka absoluutselt nõus mingite piirideni, et näitame Los Angeleses, näitame Hollywoodi näitlejaid tribüüni peal, mingid asjad nagu mulle sobivad, kui see on see annab natukene edasi seda ka, et see toimus Ameerikas, et me tahamegi, et korraldaja nägu veidikene see turniir oleks, aga püsime nagu reeglite piires, et vaheaeg on 15 minutit, mitte 27 minutit on ja nii edasi, nii edasi. Jah, et kui me jalgpallis oleme olnud ka selline väga konkreetsed teleajad ja mis kell hakkab asi ja kuidas hakkab ja nii edasi, siis nagu me seal üritame murda kõik reeglid ja me teame, et seal nagu on vaja näidata asja teistmoodi, oma võimu on vaja näidata ka nende asjadega, et meie paneme õige aeg on siis, kui meie nagu tuleme ja teeme, aga nagu lihtsalt see võib-olla üldiseks pildiks nii-öelda natuke siuke nagu vähemalt siit Euroopa poolt vaadates oli natuke segadust tekitab. Läheme siis edasi. Mulle ikkagi see säästu MM Eesti versioonis ka ei meeldi, et kui et stuudioid kuni poolfinaalideni ETV-s ei olnud, TV3 lõpetas oma stuudiod enne seda mänguvärkset stuudiot ei olnudki kuni poolfinaalideni ja TV3-s ka, et saan aru, et raha ja nii edasi, aga lihtsalt nii suur asi vaatame, et Vabaduse väljak on inimesi täis, et kõnetab inimesi, aga kuidagi nagu et lihtsalt see tahaks lihtsalt paremat. Jah, ma sinna nii palju lisa kommenteerida võib-olla ei tea, ei oska, et siin nagu see meedia nagu nurga alt, et jah, ütleme nii, et selle turniiri nagu siit poolt vaadates oli selge see, et need nagu mängude ajad olid ikkagi päris keerulised nagu sellega, et kui kõige varasem mäng, kell 7 oli ka grupimäng ja nii-öelda oleneb, mis mäng see oli, aga kell 10 palju mängud, kell 3 öösel, kell 4, mis iganes, siis nagu tahtmata mingid nagu tegelikult riigid ja mingid asjad ja võib-olla mingid stuudiod ja need jäävad nagu nii-öelda varju sellele nagu, et mida oleks nagu huvitav olnud teha ja vaadata, aga nagu alati saab, ma arvan, paremini, et alati see on selge see, et inimesi kõnetas nii siin kui mujal nii-öelda, see on muidugi alati nagu positiivne jalgpall. Raha delegeerib seda kõike ja kui Eestis on seda teleraha vähem, siis on see kõik arusaadav, aga lihtsalt tahaks, et selline suur sündmus saaks nagu
saaks enamat. Nii, ja lõpetame siis. Ega ma nagu negatiivse mul lõpetada nagu ei meeldi nii-öelda, aga ütleme siis eks siin ongi nagu minu jaoks ma võib-olla pööraks selle nagu mõlemat pidi, aga jalgpall on minu jaoks jalgpall on nagu rahvale. on nagu MM-i, ütleme, tavainimene võib-olla ei pruugi jälgida klubi jalgpalli, võib-olla ka oma koondist ja selline edukus on selline nii ja naa asi, aga MM-i põhimõtteliselt nagu kõik vähemalt mingil määral teavad, mis seal toimub, see on meedias nii kajastatud nii-öelda asi nagu ja seal sinna tahes-tahtmata nagu selle alati nende suurturniiridega tekib juurde või selle suurturniiri veel eriti sellised kõik see kättesaadavus nendel asjadel, et nagu kõik nende piletite ja tead hindade ja üldse nende reisimiste ja nagu kas on niisugune eliidile nüüd nagu üritus või on see nagu kõigile, et jalgpall on nagu rahvale ja samamoodi nagu ütleme siis teatud tegelased üritavad nagu pilti mängida teisi teatud tegelasi ja nii edasi, et see on nagu selline võib-olla see nii palju sinna nagu minu jaoks nagu sinna hulka ei kuulu, et jalgpall peaks nagu jääma selleks nagu main show'ks nii-öelda nagu selleks peamiseks nagu need mängijad on need peanäitlejad seal nii-öelda, kelle ümber see siis nagu asi tuleb ja jalgpalli üks see fenomen on see, et ta ühendab palju neid kultuure, neid inimesi, see ei ole ainult nagu see, et me vaatame konkreetselt seda mängu, vaid seal on palju identiteedi küsimus, kes kellega samastub, tead, kes samastub mingil momendil teatud ühe mänguga, Paraguay mänguga, teise mängu, see on nagu erineb nii-öelda nagu pluss siis oma riigid ja kõik need muud asjad seal, et ta kütab nagu palju kirgi ja seal ma arvan, seda jalgpalli, seda autentsust on vaja nagu hoida nüüd, ma arvan, see on üks nagu jalgpalli kõige suuremaid väärtusi ja tänapäeva siukses nagu ütleme keerulises nagu ühiskonna olukordades nii-öelda siis selline autentsus ja selline jalgpall tegelikult jääb nagu ausaks kohaks selles suhtes või ta võiks jääda ausaks kohaks, et kui sa oled väljakul hea, siis sa oled hea. Kui sa täna ei ole hea, siis sa ei ole hea, siis inimesed nagu näevad seda nii-öelda ja sa oled nii hea kui su viimane mängija ja selles suhtes nagu ta peaks nagu jääma autentseks ja ma arvan, et see sinna selline üldist sellist, kui ma negatiivse poole peal panen, siis sellist nagu ümber sellist nagu sinna seda häma ümber selle mängu loodi, seda vahtu väga-väga palju nagu sellel turniiril sinna kõike muud nii-öelda nagu ja ka meie väike stuudio eesmärk siin, et me suudame ka natukene nagu mängust ja spetsiifilisemalt rääkida, et tegelikult toimub huvitavad asju konkreetselt selle nagu mängu ümber, nende mängijate ümber ja see ei ole nagu lihtne neil toime tulla, nii et lõppkokkuvõttes tahaks jääda positiivse poole peale, oli äge turniir ja suures pildis võime öelda, et nagu võistkondlik jalgpall lõppkokkuvõttes võitis ja ägedaid uusi riike nägime ja ägedaid mängijaid. Olen nõus lõpuks, mulle tundus ikkagi jah, et 1,5 kuu lõikes jalgpall võitis ja see nii-öelda see kõik see muu natukene sai seljatatud. Et need 1,5 kuud oli ikkagi jälle jalgpallipidu. Jalgpall oli kõige olulisem. Aitäh sulle, Lauri. MM on tehtud 2 aasta pärast EM-il loetavasti. Võtame siis samamoodi siin need kohad sisse ja vaatame siis jälle, kuidas jalgpalli asi käib. Parim võitis ja aitäh, edu kõigile. Ilusat hooaja lõppu, ilusat hooaja jätkub. Aitäh.